vaheõppust ei ole, õppus toimub plaanidel. Läks ette õppus üldjuhul pole niiviisi. Kuidas sa kindlalt? Praegu ongi tegelikult paras aeg teha esmaseid järeldusi, et 2 esimest õppust, nende ettevalmistus hakkas juba juuni päris esimestest päevadest, nii et põhimõtteliselt iga õppus on ettevalmistusperiood, läbiviimisperiood ja siis tulemused ja kokkuvõtted. Esimene, mis ma ütleks, on see positiivse poole pealt, et NATO-l on jõudu, Eesti rahvas nägi suurt hulka väga high-tech sõjatehnikat, sidevarustust. Teiseks, meil on kompetentsi NATO vägesid vastu võtta ja koos nendega staabitööd teha. Tervitan tõesti seda ettevõtmist õppust, kus harjutatakse just nimelt vastuvõtva riigi toetuse funktsioone ja ei ole pelgalt tegemist kaitseväega. Enamus ministeeriumid ühel või teisel määral on protsessi kaasatud. Ja taolise õppuse formaat, sisu ja need õppetunnid on kindlasti midagi, mida oleks anda kõigile meie NATO partneritele. My guys get a lot of really good training out of this because they can interact with all the 3 Baltic states, not only with the military, but also with the civilian authorities. I think that's an enormous value. Eesti rahvale on oluline ikkagi teada ka, et kas see 2% kulub nagu õiges suunas, et kas see ei ole mitte maha visatud raha. Ja ma arvan, nüüd on ka kõige suurematel skeptikutele selge, et me kulutame seda õigeks asjaks. Võib-olla sõna kulutamine ongi vale, et ta läheb täiesti õiges suunas, sellepärast, et üksi ei ole üks sõdur ega ka üks riik lahinguväljal kunagi mitte midagi, aga koos kõigi liitlastega ja lisaks NATO liitlastele on siin õppustel ka inimesi Põhjamaadest, mitte NATO riikidest. Viimasel õppusel praegu Baltic Host on kaasatud muuhulgas ka riiklikud struktuurid, mitte jõustruktuurid, isegi privaatsektor, erasektor, nii et see on väga suur kogemus, kuidas me kriisiolukorras lisaks jõustruktuuridele saaks siis kaasata ka kõik teised ressursid. Ja oluline on see kõik sidestada ühte sidesüsteemi, mis ei ole ka mitte lihtne. Võrdse tähendusega on meie enda võimekus panustada rahvusvahelisse operatsioonidesse, minna kuskile, kuid samas ka võime ja oskus oma liitlasi vastu võtta meie enda riigis. Et seepärast on vastuvõtva riigi võimekus, üks kriitilise võimekus ja seda tuleb planeerida, seda tuleb harjutada ja seda tuleb loomulikult ka kirjeldada Eesti seadusandluses ja kõik need protsessid on Eestis käsil. What I get from my own people that have been training here is it's a really good exercise. Not only because because it provides a whole lot of lessons learned, but also because the atmosphere is very good. My soldiers like being here, they like training here, and I think that's also very important.